Patrick, me oleme siin, eks ju? Kus me oleme? Jah, me oleme siin Tartu kunstimajas. Toimub väga vägev eksperimentaalne õhtupoolik. Ja esimest korda kunstimaja ajaloos toimub niisugune üritus nagu konvergents. Meie raames toimub meil siin igasuguseid happeninge ja kaost ja meie siin konkreetselt selle diivani peal salvestame hetkel Sumina episood 3 ja proovime purustada Eesti podcasti külaliste arurekordit. Yeah. Siiamaani on vähemalt 2 intervjuul olnud heli taga. Meil on siin täna tutti uus tehnika, meil on täiesti uued need on mikrid, eks ju. Ma olen tehnika väga selvi. Meil on tutti uued mikrid siin ja saime need 1,5 tundi enne salvestamist kätte, nii et meil on veidike tehnilisi viperusi olnud. Yet again, see on meie Sumina trademark nagu. Kunagi ma tõmban normiks ja me saame selle asja hästi õlitatud masinaks, aga tehnika on selles mõttes tuli uus ja meil on ka esimest korda sponsor. Meil on meie esimene koostööpartner IT Sensor, et võib-olla olete märganud väikest heli kvaliteedi vahet. Et see on just tänu siis IT Sensorile. Nüüd tuleb mingi megase kling vahele, kuna meil kes on siis tulnud meie podcastile suureks abiks. IT Sensor on siis... nüüd ma vaatan oma seda... Nii, teeme väikse cut'i siin. It's all staying in. Yeah. See on see äädiriba, mis seal all jookseb. See jääb seisma lihtsalt. IT Sensor on siis IT-ettevõte, mis pakub oma teenuseid kõikjal üle Eesti. Suminale nad on just siis tulnud meile, kui ütleme tehnika ja pakuvad meile tehnikaut ja et võib-olla olete märganud heli kvaliteedi vahet, siis see on just tänu IT Sensorile. Just, et nad siis pakuvad nii äriklientidele kui ka eraklientidele erinevaid teenuseid. Need on kuni müügist, ehk siis otsemüügist. Näiteks kui on mingisugune tehniline vidin, mida sa soovid osta, näiteks kuskilt välismaalt, aga ise üksi ei julge, ja sa võtad IT Sensoriga ühendust, nad suudavad sulle ise selle ostavad ära, saadavad sulle ise üle. Näiteks mikrolaineahi. Jah. Või pesumasin või ükskõik, mis on nagu tehnikaga seotud. Ja. Ei, nad teevad nagu otsemüüki nagu nii äri kui ka eraklientidele. Nad saavad panna sul üles wifi-võrke, küberteenuseid, ühesõnaga kõike, mis sa suudad unistada, mis puudutab IT, et siis nemad nagu oskavad aidata ja jällegi üle Eesti pakuvad. IT-sensor, seal kus unistused saavad tõeks. Igast me tahame öelda, et kuna meie usaldame IT-sensorit oma heli ja eludega ja nad on piisavalt ägedad, et multinektorit toetada, nii et kui te ei ole kindel, kuhu minna otsima oma mis tahes IT-tuge abi, siis check them out, nad aitsid meid. Ma võin veits tutvustada seda süsteemi, mis meil siin täna toimuma hakkab. Põhimõtteliselt meil on siin hästi palju niisuguseid välkintervjuusi, kus tulevad Tartu kevadnäitusel osalevad kunstnikud meile siia diivani peale. Siis neile esimesed me küsime paar tutvustavat küsimust. Siis meil on siin see eriti professionaalne twisteri board, mille peale on huulepulgaga kirjutatud number 1, et ma teaks, kust 1 algab. Ja siis nad keerutavad seda ja siis vastavad sellele, mis numbri peale, me siin pole numbrit, see on nagu tühi pall ja siis me peame arvutama, mis number see on, mis on kõige raskem osa. Ma olen enamiku sellest videost, ma olen siin ja ma proovin teha nagu 16 raames arvutamist. Ma loodan, et selle lõikame välja. Ja siis selle vastavalt tuleb meil siit märkmikust küsimus. Mis on kompositsioon? 16. Kontseptsioon oli see sõna, mida sa unustasid seal. Nad vastavad sellele küsimusele ja siis viimase ülesandena peavad nad joonistama siia lõuendi peale ringi. Nii, oled sa valmis? Meil lähevad kergemast raskemaks need küsimused. Teeme ära. Teeme kouga. Nii, esimene küsimus. Mis on su nimi? Mu nimi on Elia Jakovlev. Martti Ruusam. Monika Del Norte. Margna. Maria Evestus. Oli küll. Tõnis. Kriisa. Minu nimi on Maret Suurmets-Kuura. Eeva. Mardi. Eero Iiavainen. Anita Trink. Jaak Ikas on minu nimi. Minu nimi on Sven Zenka. Aie Luik. Rauno Thomas Moss. Eike.
Niina Freiberg. Peeter Talvistu. Kui vana sa oled? 43. Ja kui kaua sa ütleksid, et sa oled kunstnik olnud? Ma ei ole kunstnik. Ei ole kunstnik? Mis? Mina olen Aga kunstihingeline? kunstihingeline või? Sündimisest saadik. Ja, mina olen sündimisest saadik. Mina olen üles kasvanud Tartu Kunstimuuseumis kõik need 43 aastat. Tartu kunstiväljal, siin selles samas majas mäletan näitused juba mingi 4.–5. eluaastast või midagi sükest, nii et jah, selles mõttes küll. Mina ütleks, et ikkagi siis oled kunstnik, aga elukunstnik. Küsimus siis, miks korraldada eraldi Tartu Kunstnike Liidu grupinäitus, kui iga aasta toimub ka Tartu aastanäitus? Selle põhjus on väga lihtne, sellepärast et Tartu Kunstnike Liidu liikmed otsustasid seda. Eelmine kevad üldkoosolekul toimus hääletus, pakuti välja idee sellest, et võiks toimuda ka eraldi kevadnäitus, kuna aastanäitus ei ole liidu liikmetele eksklusiivselt, et see on ikkagi selline Tartu lahtised meistrivõistlused nii-öelda. Ja mina olin pigem nagu ühes sellest parteist, et ma ei olnud ka kindel, et mille pärast seda on teist sellist näitust vaja. Aga liikmed hääletasid, leppisime kokku, et see toimub nüüd esimest korda terves majas. Toimub samal ajal kui järgmine üldkoosolek, mis toimub 9 päeva pärast. Ja siis seal üldkoosolekul siis me esimest korda vaatame sellele otsa ja otsustame, et kas see toimub, kas see on nagu see, mida me soovime. Mul endal on hästi positiivne just see, sest minu jaoks on nagu probleem selles formaadis, et see, et kunstnikud toovad ükskõik, kas on siis Eesti Kunstnike Liidu aastanäitus või meie aastanäitus või Mali kunstniku aastanäitus, mis iganes. Need formaadid, kus kohas tuuakse üks pilt näitusele, et see ei anna mitte kellelegi mitte midagi, et see annab nagu linnukese. Selles suhtes, et me ei näe sellest kunstnikust midagi, me tavaliselt see sõltub nagu hästi palju kujundaja suvast, millisena see kunstnik välja paistab, sellepärast, et sul on sama suur tõenäosus on see, et sa satud nagu kõrvuti teosega, mis annab sulle midagi juurde ja siis, või siis võtab sult ära. Ja mina arvan, et ega seal nagu väga palju nagu võitjaid võib-olla ei olegi. Ja et kuna kõigil on ju langeb selline päris nagu kitsas rambivalgus, siis see on ka... Selles suhtes, et näitused, kus kohas... Minu jaoks näiteks Tallinna kunstihoones viimati vist isegi praegu üleval olev kevadnäitus liiga tihe, täiesti juhuslikud paarid, et võib-olla linna peal galeriides oli natukene parem, aga nagu mina ei saa sellest aru, sest minu jaoks on ka nagu küsimus see, et kui ma oleksin kunstnik, et kas minu see nagu siht on see, et osaleda sellise formaadiga näitustel. Et minu siht peaks olema ikkagi nagu see, et ma tahan teha isikunäituseid, võib-olla mingeid väiksemaid grupinäituseid, et ikkagi sellist kohta, kus kohas minu loomingat nähtaks, mitte see, et mul on üks pilt. On ju. Ja ma arvan, et seal teistpidi on nagu see, et see näitus on suunatud on ju publikule, kes tahab saada linnukast kirja, et ma olen sel aastal käinud kunstinäitusel. Ja sellisel juhul ongi lihtsalt see, et me oleme nagu kunstnikud, kes tahavad linnukest ja publikus, kes tahab linnukest ja ma ei ole kindel, kas, sest need näitused ei lähe kindlasti, me ei räägi 50 aasta pärast nendest näitustest eeldatavasti, et nagu ma väga seda ei usu. Antud näituse puhul minu jaoks on äärmiselt oluline see, et tekkis see formaat, et noored tulid ja ütlesid, et nad ei soovi seda üks pilt seinal hästi palju kunstnikke, et nad tahavad mingisugust teist nurka ja minu arvates see sotsiaalne formaat, see, et noored, vanad, sest meil ei ole ju, küsimus ei ole ju, et üksildus oleks näiteks vanadel või noortel või keskealistel, vaid kõigil meil on nagu mingisugune selline ühiskondlik üksindus ja tegelikult see, et kui me suudame tuua kokku ja võib-olla sealt kasvab midagi välja, sest nagu paratamatult nagu inimesed ei tunne üksteist, on ju, et sõpruskonnad on erinevad edasi. Et minu arvates see formaat
võib-olla on oluline, on ju. Me peame vaatama, milline see näitus välja tuleb, me peame vaatama, kas need suhted, mis loodi, et kas need mõjutavad tegelikult ja noh, et seal on ju väga lihtne ka see, et lihtsalt mõlemad annavad ühe töö, et kas sealt nagu reaalselt on nagu mingisugune mõtlemisprotsess on ja nii edasi. Et ma loodan, et sealt tuleb ja minu jaoks see on nagu huvitav. Aga jah, see, et nagu järjekordne aastanäitus, ühe pildi näitus, sellega ma ei leia sellele põhjust nagu jah. Väga valideeritud pointid, väga huvitav. Aga räägi meile veidikene ka... On olemas või? Ühesõnaga, liigume nüüd kohe loosiratta müsteerilise küsimuse poole, et vaatame, kuidas õnn naeratab, missuguse sina saad. Esimene küsimus, number üks. Kuidas saada hakkama loomingulise põrumisega? Põrumisega? Minu arvates see on nagu see... Minu arvates, ma ei tea, mida ta on täpselt põrumine. Et kui see on kriitiline põrumine, siis saada kuradilise kriitika, on ju. Minu arvates Eestis tehakse liiga vähe kriitikat, mis on kas negatiivne või siis on nagu sükene, et kus nagu tehakse konstruktiivsed. Siis oleks huvitav, et siis sealt on koht, kus kasvada. Kui see on puhtalt loominguline põrumine, kui see on sinu enda jaoks loominguline põrumine, siis see on ka minu arvates nagu see koht, et seal loomulikult on võimalik sattuda väga lihtsalt nagu depressiooni sellest, et ma olen loomulikult põrunud, aga samas teistpidi kõik need kohad on see, kus kohas me hakkame õppima, kus kohast me kasvame ainult paremaks. Et mina leian, et põrumine on kõige olulisem osa loojaks olemisest. Et kui sa ei põru, siis sa teed mingit safe asja. Sa ei ole piisavalt proovinud. Siis sa ei ole piisavalt läinud üle selle piiri, kus kohas saab põruda. Et mina arvan, et see põrumine on tegelikult äärmiselt oluline. Küsimus publikust. Sa, Peeter, ütlesid, et tagasisidet ja konstruktiivset kriitikat ei ole, aga samas on see, et kui sa saadad oma teose kuhugi näitusele, sul on komisjon, žürii ja siis on otsuseid ei kommenteerita. No what the fuck, miks ta siis ei anna kriitikat noorele kunstnikule, kes oma teose saadab, tahab näitusele saada, aga te ei kommenteeri? Vastuoluline jutt sul? Ma tahan väita seda, et kui toimuvad mingid sellised valikud, kus me oleme nagu niikuinii umbes valiku ees, võtame näiteks Tallinna või meie on ju mingisugune aastanäitus, kus kohas sul kunstnikke on ilmselgelt rohkem, kui mahub saali. Eesti Kunstnike Liidu aastanäitus, kevadnäitusel oli 450 kunstnikku või proovijat ja 150 said, on ju, ilmselgelt, kui me nägime seda näitust, see oli maksimum, mis sinna mahtus, nagu, paratamatult jäävad inimesed välja. Ja paratamatult, nagu, ma ei usu, tähendab selles suhtes, et seda piiri, kus kohas keegi välja jääb ja keegi sisse saab, seda on nagu väga raske defineerida. Ja minu arvates see ei anna meile mitte kellelegi mitte midagi juurde, kui me selle nagu väga selgelt nagu paberi peal kirja paneme. Kui sa annad kriitikat otse kunstnikule, ma mõtlen, ma ei tahagi seda piiri teada, ma tahan teada, et mis see siis on, see konstruktiivne kriitika kunstnikule endale. Et nagu... Selles suhtes, et point on selles, et ühe pildi põhjal on nagu, seal ei saa teha kriitikat. On ju, üks pilt on lihtsalt see, et kas ta saab sisse või ei saa. See on nagu lihtsalt see, et kui on 450, 150, seal ei ole nagu, see on ajuvaba, seal ei toimu nagu, sa oled kas sees või mitte, seal ei ole nagu tegelikult lõpptulemus seda, et sa võid olla, see piir ise on juba 100 tööd, et kes on nagu ei jah, on ju. Ma pigem räägiksin sellest, et kui on kunstinäitus, et siis me oleme Eestis, kuna Eesti on väike ja meil ei ole sellist kauboi vabariiki nagu 90-ndatel, siis meil pigem on positiivne kriitika.
et meil ei ole selliseid küsimusi, kus kohas tõstataks probleeme, et keegi sooviks nagu vaadata selle ekraani taha, vaadata kulisside vahele, et selles suhtes ma arvan, et seda on võimalik nagu, sealt on võimalik edasi liikuda. Võib-olla tuleb siia varsti uus host ja siis tuleb selline kaheväeline nagu cowboy ajal shoot-off siuke. Räägime 90-ndatest, me ei räägi metsikust lääne. Ei no kuule, kõik tuleb ringiga tagasi. Rääkides ringidest, ka siin on tarvis nüüd, et kunstnik või mitte, väga ilus, olemas. Kui vana sa oled? 55. 22. Piisavalt kõrgem. Natuke üle 60. 39. Mina olen 40 ja natukene peale. 55. 48. 62 aastat vana. 33. Seda arvutan veidi. 77. Ma olen 60 aastat vana. 49 veel. Vist 43 äkki. Ma saan järgmisel aastal 80. Mis on su nimi? Henri. Kui vana sa oled? 40. Ja kui kaua sa oled olnud kunstnik? Terve oma teadliku elu. Vau. Ja nüüd tuleb keeruline küsimus. Mis meil siin täna õhtul toimub? Täna on üks ühine kokkusaamine erinevate kunstivormide vahel ja ma loodan, et sellest saab alguse midagi suurt ja uuenduslikku. Kus see idee tekkis, et siia niuke väike ühiskokkutulemine, kaos, konvergents tekitada? Ma vaatan tihtipeale näituse aastaplaane ja need tunduvad minu jaoks sellised tuhmid ja üksluised, et üks näitus järgneb teisele ja me ei saa justkui teada midagi, mis seal kulisside taguses peitub ja mul oli nagu kange soov ja tahtmine, et midagi sellist juhtuks. Et kunstnikud, kes on selles hooaja kavas, et nad astuksid üles millegi muuga, nii-öelda sahtlisse kirjutatud ideedega, aga ka seda, et nagu rahvas leiaks tee väljaspool siis nii-öelda galerii töötunde kuskile tulla ja ma tahaks öelda, et see öö on väga maagiline selles mõttes, et see on alles algus. Ja, sest sügisel tuleb järgmine konvergents, eks ju? Ja 8. november on plaanitud järgmine ja ma loodan, et sellest, isegi kui mina enam võib-olla ühel hetkel selle eestvedaja ei ole, et äkki sellised hübriidvormid sulanduvad naturaalselt sisse nii-öelda näituse pindadesse, kus võiks olla see, et kuna ma ise olen nagu teatritaustaga inimene ja aegruumilised väljendusvormid on nagu väga minu spetsialiteet, et selles mõttes, et need valdkonnad seguneksid ja et selle võrra rikastub ka publik ja me saame kõik midagi rohkem teada. Kuidas tänane korraldamine on läinud, kas midagi põrema läinud või keegi maha kukkunud kusagilt või mis me oleme kogu õhtu siin istunud Patrickuga, me ei tea, mis on mujal toimub, nii et... Ma lootsin, et midagi sellist juhtub, et nagu suuremat virvarri, aga tegelikult saaks öelda, et üsna stabiilselt. Kui isegi midagi kuskil on juhtunud, siis minuni see pole jõudnud. Patrick, sa võib midagi põrema panna pärast poole? Light it up. Davai, keeruta nüüd ka seda saatuse näele. Jaa, keeruta. Jälle 2, see on fully scam, nagu siin on vaimud ja need vaimud nagu Äkki siin on magnet, pöörame niipidi, ma keerutan uuesti. Fuck, see on ka olnud juba. Sorry, mis meil ei ole olnud? Oota. Milline kokkusattumus. 9. Kas sa oled üldse Tartu Kunstnike Liidus või? Ei, kahjuks ei ole. Fuck, see küsimus ei sobi talle. Mul oli siin, kes on tema tegelikult sa võin küsida ikka, sa tead küll, kes siin on, eks ju? Kes on su lemmik kunstnik Tartu Kunstnike Liidus? Vau, see on, ma loodan, et ma nüüd kellelegi liiga ei tee, aga Eike meeldib mulle väga. Näe, hakkama saime. Ja nüüd sinu pidulik ring sinna lõuendi peale. Aitäh. Silmad kinni, eks ju? Vaat ei ole, silmad kinni, silmad lahti.
suht jah, saad hakkama. Teem, see oli actually nagu päris hea ring. Parem kui mõned, kes tegid silmad lahti. Tasub usaldada oma vaistu. Oota, that's the show sponsored by. Ull. Kõige udusem kaader, mis elus teinud. Kui kaua sa oled olnud kunstnik? 30 aastat. Ma ei oskagi öelda täiesti lapsepõlvest. Terve elu, aga tõsiselt maalimisega tegelenud, ütleme 15 aastat. 52 aastat. Ma ei julge nii suurt numbrit öelda siin kui mõni varasem. Ma ei 20 aastat. Ma arvan, et see on alles ees. Ma ei tea, alates 5 aastasest. No 40 aastat äkki või? Ma olen ennast kunstnikuna tundnud vast 5 aastat. Ülikooli lõpetasin väga heal aastal 2000. Väga kaua. Ma ei oska nagu öelda. Kui ma läksin pensionile, siis ma hakkasin ise maalima. Nii, šokolaadi jälle. Aitäh. Jagamiseks, kõik siin jagamiseks. Nii, alustame sellest. Mis on sinu nimi? Minu nimi on Urmo. Kui vana sa oled? 49. No siiamaani on tegelikult antud nii kaudsemaid vastuseid ka, nii et see on üpris tõene tundub. Ja kui kaua oled sina olnud kunstnik? Ametlikult ma arvan, et ma defineerisin ennast kunstnikuna vist alles paar aastat tagasi. Värske värk. Ja, aga ma olengi late bloomer. Selles mõttes, et ma alustasin oma kunstiõpinguid vist 10-8 aastat tagasi. No ikkagi. Kogemust kui palju? No see on kusjuures osa ka kunstniku kogemusest 100%. Ma nüüd läheme loosiratta juurde, kus sa saad endale ühe müstilise küsimuse, et sõltub, missuguse mummukese peale jääb. Sealt siis tuleb ka soovid punast. Manifesteeritud küsimus number 6. Kas Tartu Kunstnike Liidus olemisel on mõtet? Ei. Sa lootsid punast ja see vastus tuli sama kindlalt selles mõttes. Normaalne. Ma nägin seda. Nii et see oli üks väga-väga võimas ei, kui ma loodan, et see kaamerale jäi sama siiralt. Aga jätkub veel. Miks korraldada eraldi Tartu Kunstnike Liidu grupinäitus, kui iga aasta toimub ka Tartu aastanäitus? Ma ei tea, see täiesti mõttetu. Mina ei tea, miks seda korraldatakse. Mina hääletaks selle kohe maha. Saad aru, mina olin selle vastu. Isegi see inimene, kes ma ise kohal ei olnud, ja kes minu hääle sai, tema oli vastu. Saad aru, ma ei tea ühtegi kunstnikku, kes selle poolt on. Ma tean, kes selle poolt on, aga mina olen nende vastu. See on täielik bullshit. Anna andeks. No nii, ühesõnaga. Kallid kuulajad, vaatajad, ma ei saa sellest aru. Tulge reedel avamisele, te näete, see on puhas. Ühesõnaga, meil on siin tugevad tunded ja raske. Tead, sellega siuke lugu. Ma mõtlesin, et kui see hakkabki olema, ma teen oma munnist koopia ja ma toon selle siia seinale iga aasta erineva koopia. Suured lubadused. Ja vaatame, mis tuleb siis. Kuid jätkame nüüd. Vaatame, äkki järgmine küsimus leevendab olukorda. Räägi meile veidi kunstnike kevadnäituse kontseptsioonist. Võib-olla ma oleksin võib-olla pidanud oma käekirjaga selle ümber kirjutama. Kompositsiooni näete reedel. Kontseptsiooni, see on niimoodi, et see on see mees, kes tahtis seda kevadnäitust. Näed, vaata, filmige teda. Tema on see kevadnäitus. Jah, exactly. Ühesõnaga, kontseptsioon tuleks tema käest küsida, miks see loodi. Sest siin oli aastanäitusega oli nii palju nuttu, me ei saanud näitusele, et oli vaja teha näitust
Kunstnike Liidu liikmetele, kuna paljud või ei saa nagu seda näitusaega või noh, nad ei saa sisse või mis iganes see põhjused on. Aga point on tegelikult selles, et no kui sa ikkagi oled nii sitt, et sa žüriiga näitusele ei saa, siis no mida sa alad, tee midagi paremat siis, no olgem ausad. Nii see elu on, või tee omale kunstnike grupeering, saate nagu paremini löögile, sellepärast, et see ühtsuses peitub jõud ju. Kui sa alguses oled nagu no name, siis sa pead kuidagi nime tegema. Ega see polegi, muud varianti pole, kui su töö on sitt, siis on sitt, Midagi pole teha, sa võid kogu oma südame välja valada või näidata kõik oma hapruseid, mis iganes, aga kui on sitt, siis on sitt, anna andeks. Väga story of my life selles mõttes, et väga nii ongi. Kui sa oled kunstnik, siis sa teed seda, sest sa ei saa ilma, sa pead selle kogu pasa välja saama. Teine asi on see, et kas sa pead seda paska teistele näitama, on ju? Selleks on nagu žürii siukseks puhveriks kohati isegi. Nimelt, ja ega sa ei olegi nii, et ma teen nüüd oma teose, ma teen tippteose, ma teen veel ühe tippteose. Tead, kui palju hitte mitu lugu sa pead tegema enam kui hitti saada või mitu kordi vabaviset pead viskama enam kui sisse saada või mis iganes, selles mõttes, et on ju? Ongi nii? Põhimõtteliselt point on selles, miks selline kontseptsioon on sõbrad või nii-öelda need paarid, vanuse vahe, et siis lõpuks nagu tunneks, see on selline nagu lahinguväli rohkem. Kõik vinguvad oma nurgas, oma atekas, pole seda, pole teist, pole... sorry, aga kuule, kui sa oled nii vana kunstnik juba, sa ei ela ära, kui sa oled kunstnik, mine tööle, sorry. Vabandust, aga sa võid teha kunsti, aga ära püri püünele siis, ära vingu. Mõtteainet kui palju? Ja ei püsiks aina Kunstnike Liidu kunstnike näitusest. Kulkast raha ei tuleks. Kes see maksab? Varsti kaovad külastajad ka ära. Õnneks täna veel rahvast on ja loodame siis jah, et neid järjest nagu hitte küll ei saa tõepoolest kunstnikuna teha, aga et tuleks siiski neid rohkem ja rohkem. Et kuigi ta on võimatu, aga nii palju kui võimalik võiks ikkagi ju nagu tore on näha tugevaid töid ikkagi. Enesekriitika peab olema, saad aru, see on üks asi. Ja tead, mis on, ma kunagi töötasin ju kunstimajas, eks ju, siis ma ei tohtinud seda rääkida. Aga nüüd ma olen lihtsalt Kunstnike Liidu liige, mul on nagu, ma ei tea, visaku välja kas või, vahet pole. Väga hea, ausad sõnad on kõige paremad. Oota, üks küsimus veel. Millal on näitus avatud? Millal? Sa mõtled nagu kuupäevi või? Sellest reedest kell 5 on avatud ja... Üks moment, kas see viimane 3. küsimus on, millal on näitus avatud? Jaa, mis igas, millal avamine on ja kaua see lahti on ja nii edasi. Olgu, et... Tavaliselt lahti oleku ajad, kuu aega ja... 14. juuni, jah. Kuule, aga näed, see mees võib rääkida sellest kontseptsioonist, miks see tuli. Aga enne minekut... siis oleks tarvis veel, et ka sina lisaksid ühe kauni ringi. See oli energiline. Vot. Kuidas saada hakkama loomingulise põrumisega? Tuleb kopsud õhku täis tõmmata, hingata ja minna edasi. Et justkui mitte alistuda? Kindlasti mitte. See on ju super koht õppimiseks. Et need on Kuidas saad sina hakkama loomingulise põrumisega? Mul tavaliselt see ei juhtu. Võib-olla ma olen liiga noor selleks. Sõltub aasta ajast. Praegu. Mis te naerad? See on praegu tõsi, see on ülitõsi. See oli kõige ausam vastus, mis ma saanud olen vist. Praegu tuleb külvata. Siis tuleb muru niita või heina vikatega. Ühesõnaga, käsi tuleb hoida kontaktis mullaga, homoididega, sellepärast, et see aitab omastada endorfiinseid heaolu elemente. Ja siis tuleb see sügis, kui
loodetavasti sa saad igasuguseid vilju, kui sul on olnud depressioon kevadel, oled hästi palju külvanud, istutanud, siis sügisel on garanteeritud. Ja siis mis tuleb, siis tuleb talv, on ju. Selle toodud teosega rahul oled? Oi, ma olen väga rahul loomulikult, sa juba tood oma asja, aga see on selline teos, mida ma olen ka pikalt haudunud. Et ma alustasin teda 2002 ja lõpetasin 2021, nii et pikalt haudunud. Kuidas sa oma näitusele toodud teosega rahul oled? Noh, tipp-topp töö. Natuke raske oli praegu käed värisevad tassimisest. Kuidas edenes koostöö paarilisega? Kenasti. Minu meelest oli see nii tore eksperiment, et ma olen ise väga introvertne, aga see nagu teiega, miks ise valisin ka, et vaatasin, et tundub nagu pigem niisugune väljapoole ekstravertne ja täiesti erinev mulle, nii et jah. Läks õigesse kohta? No, lahe. Väga hästi, et me tutvusime Ennuga Tartu Laste Kunstikoolis ja me oleme aastaid koos joonistamas käinud ja graafikat koos teinud ja kohe, kui ma sellest näituse ideest kuulsin, et tuleb siis paari võtta ja kunstnik peab olema vanem kui 15 aastat või noorem, siis ma mõtlesin kohe Ennu peale. Et meil nagu see koostöö sujub väga hästi, me oleme mõlemad väga huvitume graafikast ja erinevatest eksperimentaalsetest tehnikatest, et väga hästi, väga tore oli see koostöö ja see protsess oli väga tore koos mingi asjaga nii põhjalikult tegeleda, pilte vahetada, edasi arendada, üksteisele tagasisidet anda piltide kohta, et mul on väga lõpus olnud. Kirjutab sinna lits või? Ei, nevermind, sorry. Ja vaatasin, mis ta kirjutab sinna nagu helliga hakkab varsti tuleb lits, aga ei tule lits. Lav tuleb vist. Hea save. Muidu, kas kõik need seinad on siis praegu täis rullitatud? Samamoodi. Esimene küsimus. Mis on su nimi? Indrek Grigor. Kui vana sa oled? 45. Ja kui kaua sa oled olnud kunstnik? Ma ei ole kunstnik, ma olen Sven Senka kuraator. See ei olnud vastus, milleks ma olin valmis. Siit tuleb ebamäärane number. Igastes keeruta seda loosiratast siin. Enamikud küsimused meil on need kunstnikuks olemise kohta, nii et ma ei tea, mis sa nüüd peale hakkad. Ma olen kuraator olnud aastast, ma olen 2005. Kui ikka inimesed panna fakti ette, siis nad leiavad mingi arvu üles küll. See on 8, help me with maths. Patrick, thank you. Ma tegin eile õhtuvahetust, okei. Mis on siis kuraatorina sinu kõige suurem hirm? See on jumal, miks? Tal on praegu nagu uudsuenäod käivad sinu mees. Pigem nagu vastupidi, et ma ei oska nagu, et miks ma peaks midagi kartma selles mõttes, et... See on näiteks seda hirmu, et teed näituse, siis on grupi näitus ja mitte ükski kunstnik ei tee õigest ajaks oma tööd kohale. Ei, ütleme, et mul on pigem nagu see hirm, et sa nagu... Tähendab, kõige tüütum asi on ikkagi nagu need elus autorid ja pärijad. Ütleme, pärijad on ilmselt veel hullemad kui autorid. Kuraator kõige suur hirm on kindlasti pärijad on nagu kõige ebameeldivam. Suurepärane, aitäh sulle. Sinu viimane ülesanne on sinna lõuendi peale üks ring joonistada. Kui sa saaksid anda enda loomekarjääri alustava iseendale ühe nõuande, siis mis see oleks? Tee midagi muud. Kunsti saab vabastajast ka teha. Tegelikult ei ole. Tegelikult ma ei vahetaks seda millegi muu vastu. See on parim asi, tead. Kui ostetaks ka natuke rohkem, siis oleks, tead, maineparadiis. See on hea küsimus. See on nagu, kui vastust ei teada, peab öelda, et see on hea küsimus. Tead, ei oskakski. Selles mõttes, et ma olen mõelnud selle peale. Et kui umbes nagu alustaks uuesti, et mida teistmoodi teeks, aga kuidagi kõik laabus ja ühesõnaga selliseid lolluseid ei teinud, mida nüüd kahetsema peaks. Nii et
põle rohkem ja hooli muust arvamusest veel vähem. Mitte kõige lihtsam küsimus. Ma ei tea. Ei tea. Praegu nagu ei tea kohe niimoodi, jah. Kas kunstnikuks olemine on sinu arust pigem egoism või filantroopia? Ma pigem arvaks esimest. Egoist teist korda. Milleks sa hakkasid kunstnikuks? Milleks? See oli sees kogu aeg, see on nii loomulik. Et ootas lihtsalt, et... Aega, jah. Meil kõigil on omad ringid. Ükskord jõudsin sinna. See on selline küsimus, et miks me elame või miks me joome, et ma arvan, et see tuli minu sünniga kaasa, et mulle juba väga-väga väikesest meeldis kunstiga tegeleda. Minu ema viis meid alati koos minu vennaga joonistama õue ja välja ja kuidagi see kõik juba väikesest peale oli minu elu osa, et mulle tundus, et seal ei olegi muid asju, mida võiks valida, et see kunst oli juba minuga kaasas. Kas sinu arust Tartu Kunstnike Liidus olemisel on mõtet? Vast ikka on. Soovid laiendada või läheb selle vast ikka on? Anna meie kuulajatele üks kultuurisoovitus. Minge kinno. Anna meie kuulajatele üks kultuurisoovitus. Käige metsas jalutamas. Miks korraldada eraldi Tartu Kunstnike Liidu grupinäitus, kui iga aasta toimub ka Tartu aastanäitus? No Tartu aastanäitusel on punkt 1 väljas hästi palju ka erinevaid kunstnikke, seal on mingi teema ja kui Tartu Kunstnike Liidul pole oma näitust, muidugi sa tead seda, et selle eelmine aasta ma ju läbi surusin selle üldkoosolekule ja see võttis tervelt 8 aastat aega, sest mõni siin väga vaidles vastu sellele, et see on elementaarne, Tartu Kunstnike Liidu liikmetel on oma näituse. Me võime laiali saata ju tegelikult, kui seda näitust ei oleks. Et see on nagu selline moment, kus siis kõik Tartu kunstnikud justkui saavad ühineda ühes jõus ja ühes hääles ja täpselt nii, nagu nad ise soovivad. Teoreetiliselt võiks ju liidu laiali saata, ma isegi arvutasin välja, et kui palju liidul on varaegu tõstetada üles, et iga üks saab umbes, likvideerime Tartu Kunstnike Liidu ära, iga üks saab umbes 20 000 eurot, kes on vähem aega liikmed olnud, saavad vähem ja kes on kauem liikmed olnud, saavad rohkem, ja see oleks hea äriidee ju, aga siiski nagu liikmete liidu aastanäitus on parem mõte. Et seni, kuni need näitused on alles, siis liit püsib koos. Meie kõigi liidu liikmete maja siin ja kui meil ei ole oma näitus siin, siis see on nagu, ma ei hakka ropendama. Et räägi meile veidi kevadnäituse appi, mis see sõna on? Kontseptsioonist, kevadnäituse kontseptsioonist, palun. Oota, sa mõtled nüüd seda, et see generatsioonide ülene lähenemine või seda mõtled, jah? Ütleme nii, et algul kratsisin kukalt, aga mida rohkem see teema nagu üleval oli, seda nagu meeldivam või huvitavam. Ei, väga hästi välja mõeldud selles mõttes, et seda, et nagu liidu liikmed nagu teineteist tundma saavad veidikene rohkem, see on nagu käib asja juurde. Et selline nagu vajalik etapp? Jah, selles mõttes, et kindlasti kahjuks ei tule. Olgu. Outro? Outro, jaa. Kas meil on päris väga õhku olnud, eks ju? Jaa, nagu selles suhtes väga palju kirevaid inimesi, väga palju kirevaid arvamusi, väga palju erinevaid mõtteid ja selles suhtes midagi, ma arvan, meie puhul vähemalt ainulaadset siiamaani sumina kontekstis, nii et väga-väga loodame, et meeldis. Nii palju, kui kuulda oli või olnud. See on ka ju, see on klassikaline meil see heli, võib-olla episood 28. Ma tahaks öelda, et meil on heliga nagu enam probleeme ei ole. Aga... Mis tuleb kaamera? Nüüd juba vilgub, nagu, et midagi peab iga episood valesti minema, aga õnneks on mingi monteerija tüüp, kes nagu teeb selle kõik korda. Nii et... Tema.
Õnneks on meil Patrick, kes pärastpoole teeb 5 päeva järjest tööd, aga igastahes käib asja juurde. For the love of the game. For the love of the game. Ja, et siis me rääkisime täna siin kevadnäitusel osalevate kunstnikega ja Tartu kevadnäitus avataksegi nüüd kohe varsti. Ma ei mäleta, mis kuupäev see oli, midagi järgmine nädal. Ja näiteks midagi sellist. Ja siis see on siin 6 aega avatud, nii et kui tahate näha nende kunstnike töid, kellega me siin rääkisime, siis tulge siia kunstimajja ja siin on terve see suur näitus väljas, näete neid kunstnike paare, kes siis koos tegid oma töid. Ja lisaks sellele on meie rühmituse kaaslasel Ingmar Roometsal tulemas Viljandis isikunäitus Rohelise maja kohvikus, mis on ülinunnu koht ja seal on tema väiksed Portugali joonistused ja eskiisid. See on järgmine suur pikk maal tulemas. Nad ehitavad seina vist. Ehitame maja. Nice, cool. Te ei näe, mis siin kaamera taga toimub, aga siin... Me millalgi oleme läinud selle video vältel tuurile, kus kõike on näha, nii et loodetavasti teie teate paremini juba nendest seintest kui meie praegu, aga jah. Ja, et igastes Ingmaril on näitus Rohelise maja kohvikus, siis päris palju Multinektori liikmeid on ka esindatud nüüd Kadrioru galeriist tuleval Eesti Maalikunstnike Liidu noorte maalikunstnike näitusel Noorte narratiivid, et minge sinna, vaadake, kui palju Multinektorisid leiate. Pitsa tuli. Oh shit. Pitsa. Ma tegelikult on kõht täis, aga ikkagi nagu pitsa. Kiire flash. Kinda kootiline, mis me siin toimub. Ja sinna sai meist päris palju kaaslasi. Ja mis oli see järgmine? Laudagalerii tants. Siis samuti on Multinektori liikmed esindatud Laudagalerii näitusel Pidu minus eneses, mille kuraatoriks on Miia Melanisaar. Nii et kui te satute Otepää kanti, siis on ka seal meie teoseid näha. Ja siis lisaks sellele Multinektor oli Opi saates, nii et kui tahate järgi vaadata, kuidas meie Multinektori liikmed räägivad üksteisest, see oli mega äge ja kuidas me näeme nunnud välja ja kuidas Meinart on ka see mega chillimas, siis minge vaadake järgi ja see oli 8. mai äkki. Ma olin nii elevil, kui ma nägin seda, ma ei mäleta mitte midagi peale selle, et Marguse ajaloojutuda pandi hästi lahe, mingi cyberpunki siuke elektrooniline muusika ja minu arust juba puht selle pärast, minge vaadake, kui lahe saab ajalugu olla. Paneme selle õige kuupäeva siia tekstina, Editing Patrick, palun pane siia, millal see Opi saade oli ja siis viimast saab minna vaata. Sest see oli ülinunnu saatelõik ja me väga tänulikud Opile, et nad tulid ja rääkisid meiega. Ja siis lõpetuseks veel suured tänud IT-sensorile, meie koostööpartnerile, tänu kellele meil on see töötav mikrofon siin. Tegelikult meil on isegi 3 töötavat mikrofoni, aga me ei saanud neid täna tööle, kuna ma ei tea. Keskkonna, see ei olnud isegi meie jama seekord, ütleme ausalt, see oli tegelikult lihtsalt see ambient kaja on siin väga intensiivne, et ühe mikriga lihtsalt intiimsem ja ma arvan, et intervjuu vormis tegelikult päris fun oli jälgida seda ka niimoodi minu arust see siuke üks inimene korraga. Iga kord, kui me hakkame rääkima, siis me hakkame rääkima enda mikrofonidest, mis ei tööta. Me peame tegema nagu see on meile kõige aktuaalsem teema, me oleme ausad lihtsalt. Meil tuleb eraldi saata see nagu välja lõigatud osa, kus me nüüd räägime oma mikritest. Igastes suured tänud meie koostööpartneri IT-sensorile, tänu kellele meil on need mikrid, kes tulid meie siia, et meid välja aidata, nii et kui teil on vaja kas erakliendina või siis ärina IT-tuge, siis meie usaldame IT-sensorit, nad tulid meil appi ja väga soovitame neid, nii et minge tšekkige nende kodulehekülge. Editing Patrick, pane siia palun nende kodulehekülge aadress. Niimoodi. Vot, ja see on meie poolt. Tõesti tänu IT-sensor ja võib-olla viimase asjana äkki teeme big reveali siis meie rõngastöödele, sest et ta on alati video vältel olnud siin kuskil üleval nurgas natukene udusena võib-olla peidus, et kui me nüüd hüppame samal ajal eest ära niimoodi, et ma hoian näiteks mikrit, siis äkki oleks lahe siuke viimane reveal. 1, 2, 3. Tegelikult ei pidanud päriselt hüppama.